Tennessee Nane sai eelmisel aastal jõuluhommikul elu suurima šoki. See polnud uus auto sissesõiduteel ega uhke ehe kuuse all. Ei, selle asemel väidab ta, et leidis oma teismelise tütre magamistoast ja vannitoast peidetud kaamerad, mis näisid salvestavat tema kõige privaatsemaid hetki. Ja nüüd, mitu kuud hiljem, on registreeritud meditsiiniõde selle väidetava ränga rikkumise eest vahistatud. Ja me seeme vastused otse šerifilt endalt selle kohta, miks selle vahistamisega nii kaua aega läks ja mida võime oodata Cameron Sandersi vastu algatatud juhtumis edasi. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Olgu, enne kui me selle juurde lähme, pean ma teile rääkima meie sponsorist, meie partnerist, sest neil on üks rakendus, mis ma arvan, et teile väga meeldib. Selle nimi on Upside. Upside annab teile raha tagasi, lisaraha tagasi igapäevaste ostude pealt, nagu kütus, toidukaubad, toit kaasa. Nii et siin on, mida te tegema peate. Laadige Upside tasuta alla. Valite kakkumise ühes nende enam kui 100 000 asukohast. Maksate nagu tavaliselt oma kaardiga. Kiimitate ostu ja just nii lihtsalt saate raha tagasi. Näiteks, kui mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa võtta, otsin ma kõigepealt Upside pakkumisi ja pärast ostu ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Ja Upside'i püsikasutajad saavad keskmiselt aastas $254 tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood. Kindlasti kasuta sooduskoodi Sidebar, sest saad oma esimese paagitäie kütuse iga gallooni pealt lisaks veel 25 senti boonust. 33-aastane Cameron Sanders on Medude, Tennessees. Kõigi hinnangul on ta oma töös väga hea. 2020 aastal töötades Memphises Baptist Memorial Hospitalis autasustati teda Daisy auhinnaga, mis nende kodulehe järgi tunnustab erakordseid medudesid. Tema Facebooki lehel on Sandersi tööandjaks märgitud Jackson Madison County General Hospital Jacksonis. Pole selge, kas see on tema viimane õetöökoht, aga asi on selles. Selle asemel, et praegu tunnustust saada, on ta hoopis pealkirjades täiesti teisel põhjusel. Ta on arreteeritud. Teda süüdistatakse selles, et ta salaja salvestas naise teismelist tütart, kelle emaga ta koos elas. Ja uurijad väidavad, et nad leidsid tema telefonist tuhandeid ja tuhandeid laste seksuaalse väärkohtlemise pilte. Seega taotlesime Tiptoni maakonna kohtus Sandersi vastu esitatud vande all antud avaldust, et saada juhtumi kohta rohkem üksikasju. Ja see avaldus näitab, et uurimine algas eelmise aasta jõulude ajal, kui ohvri ema võttis ühendust Tiptoni maakonna šerifi bürooga, sest ta teatas, et leidis oma 15-aastase tütre magamistoas ja vannitoas Wi-Fi otseülekande videoseadmed. Ta ütles väidetavalt šerifi ametnikele, et eemaldas seadmed, kui sai aru, et neil on kaamerad, kuid SD-pesades polnud SD-kaarte sees. Ja vandetunnistuse kohaselt polnud ei Sanders ega teismeline sel ajal kodus. Šerifi ametnikud üritasid väidetavalt tunde temaga ühendust saada, enne kui leidsid ta lõpuks tema isa majast. Nad võtsid tema mobiiltelefoni tõendina kaasa. Ja see, mida nad väidetavalt sellelt seadmelt leidsid, oli õõvastav. Tennessee ohutuse ja sisejulgeoleku ameti töötaja tegi digitaalse väljavõtte. Ja vandetunnistuse kohaselt sisaldas telefon üle 500 gigabaidi toorandmeid, sealhulgas fotosid ja videoid. Väidetavalt leiti sellelt seadmelt üle 116 000 alasti pildi ja üle 4000 alasti video. Ja neist oli peaaegu 10 000 pilti ja videot kahtlustatavalt lapse seksuaalse väärkohtlemise materjal ehk CSAM. Selle ulatus, kui neid süüdistusi tõeks pidada, on lihtsalt hämmastav. See tekitab palju küsimusi, mille juurde ma kohe jõuan. Kui kaugele see materjal ajas tagasi ulatub? Kuidas ta suutis seda väidetavat koguda? Kas see puudutab ainult 15-aastast? Kas ka teisi inimesi? Kas neid teavitatakse? Mul on nende süüdistuste kohta palju küsimusi. Nüüd palusid detektiivid abi ka TBI-lt, Tennessee uurimisbüroolt. Ja vandetunnistuse kohaselt avastas eriagent oma esialgsetes leidudes 10 videot 15-aastasest ohvrist duši all. Samuti üle 2000 pildi ja video, mida vandetunnistus nimetab ebaseaduslikuks pildistamiseks. Uurimise käigus rääkisid agendid selle väidetava ohvriga. Ja ma ütlen teile, just seal võtavad asjad teise pöörde. Kui vaadata vandetunnistust, siis seal seisab, tsiteerin, kohtuekspertiisi intervjuu käigus teisipäeval 26. märtsil 2026 kinnitas ohver peidetud kaamerate olemasolu oma magamistoas ja vannitoas Cameron Sandersi elukohas. Lisaks avaldas ta, et kui ta oli umbes 13-14 aastane, andis Cameron talle oma iPadi kasutada, kuid see pidi jääma tema majja. Ta ütles, et nad olid parasjagu tema Apple ID'd iPadis seadistamas, kui Cameron lahkus toast ja jättis iPadi lukustatult, kuid ekraan ülespoole, tema kõrvale diivanile.
Cameron oli talle oma pääsukoodi andnud, nii et ta avas tahvelarvuti ja nägi seal Cameroni täiesti alasti fotot. Ta ütles, et lukustas kohe iPadi ja pani selle käest. Tunnistajate ütluste, füüsiliste tõendite ja sündmuskohal tehtud tähelepanekute põhjal. Cameron Scott Sandersil on esitatud süüdistus ühes raskendatud alaealise ebaseaduslikus pildistamises, ühes ebaseaduslikus pildistamises ja ühes alaealise elektroonilisel teel ahvatlemises. Seega arreteerisid šerifi asetäitjad Sandersi 31 mail, kriminaalkorras välja antud orderi alusel. Kõik need kuud hiljem viisid nad läbi tema kodus läbiotsimise orderi, nagu on kirjas šerifi büroo pressiteates ja Tiptoni maakonna kohtuandmetes. Sandersel on esitatud ka süüdistus Taisne nimekirja narkootikumi, täpsemalt morfiini ja hüdromorfooni omamises, mis on valuraviks kasutatav opioid. IV nimekirja ravimite, täpsemalt Xanaxi ja Marazepaami omamine ning tulirelva ebaseaduslik omamine ohtliku kuriteo toimepanemise ajal. Šerifi büroo andmetel leidsid nad nende ravimite kõrvalt hoiustatud 8 relva. Šerif ütleb, et medelde hoitakse vahi all $250 000 suuruse kautsjoni eest. Oma Facebooki lehel tehtud postituses kirjutas šerif: "Me hakkame kohe tegutsema, ma ei teagi, kust alustada." Selle juhtumi süüdistused on sügavalt häirivad ja puudutavad otseselt meie kohustust kaitsta meie lapsi ja noori. Laste ärakasutamine mis tahes kujul on taunitav. Tõsiasi, et Sanders töötab ametis, kus talle on usaldatud teiste eest hoolitsemine, muudab need süüdistused veelgi murettekitavamaks. Las see olgu meeldetuletuseks, et neil, kes kütivad või kasutavad ära meie lapsi, ei ole meie kogukondades kohta. Kasutame kõiki olemasolevaid ressursse, et kaitsta oma lapsi ja võtta rikkujaid vastutusele. Olgu, nüüd tahan kuulda otse sellelt mehelt endalt. Minuga liitub šerif Shannon Beasley, et rääkida sellest väga murettekitavast ja häirivast juhtumist. Hea teid näha, härra. Kõigepealt alustame siit. Kuidas sellel emal ja tütrel praegu läheb? Tate, nad on ilmselgelt kogu selle asja tõttu ohvriks langenud, aga tegelikult läheb neil päris hästi, nad on väga toetavad ja nad on elevil. Kui ma ütlen elevil, siis ma mõtlen süüdistuse esitamise pärast. Nad näevad, et asi liigub edasi ja tõendid, mis me seni oleme kogunud ja vaatamata sellele, mida nad on läbi elanud, on nad olnud suurepärased toetajad ning me oleme nendega hästi koostööd teinud. Kas see oli täielik šokk? Ma mõtlen, kui võtta neid süüdistusi tõena ja seda, millest teda süüdistatakse, kas see oli nende jaoks täielik šokk? Kas neil oli mingit märki millestki sellisest? Ei, neil polnud mingit märki ega aimdust enne, kuni ema hakkas kahtlustama, et koju toodud asjad, mis nägid välja nagu elektripistikupesad, olid kahtlased. Ja need osutusid tegelikult kaamerateks, mille meie kahtlusalune oli paigaldanud 15-aastase tüdruku vannituppa ja magamistuppa. Kas on mingid märke, kuidas ta väidetavalt suutis seda kõike teha ja üles seada, ilma et teda varem oleks avastatud? Jah, tead, ma ei usu, et selleks oleks palju vaja. Lihtsalt pistikupesa katte vahetamine või midagi sellist. See võtaks väga vähe aega. Sellised kaamerad on Wi-Fi võimekusega, nii et pole vaja muud, kui need ühendada ja panna nad maja Wi-Fi võrku. Kas Sanders on midagi öelnud pärast seda, kui ta kinni peeti? Ei, ta ei ole. Nii et ta võttis advokaadi. Ma mõtlen, kas nii juhtuski? Jah, nii oli. Niipea, kui me üritasime temaga intervjuud alustada ja talle Miranda õigused ette lugeda, palus ta kohe advokaati. Inimkäitumine. Kas ta tundus arreteerimisel šokeeritud või ei paistnud ta eriti üllatunud ja oli pigem trotslik? Tead, mitte eriti. Ta ei tundunud šokeeritud. Ja ma arvan, et see on sellepärast, et see kõik algas eelmise aasta jõuluhommikul. Ja politseinikud, kes algselt väljakutsele vastasid, suutsid siis tema käest tema mobiiltelefoni ära võtta. Nii et ma arvan, et ta ilmselt teadis, mis sellel mobiiltelefonil oli, ta teadis, mis seal oli ja ta teadis, et me tõenäoliselt saame selle kätte. Nii et ma ei usu, et ta oli täiesti šokeeritud, et ta arreteeriti, kui aus olla. Ma tahtsin, et sa selgitaksid midagi meie vaatajatele või kuulajatele, kellel võib olla palju küsimusi, sest nad ütlevad, oodake, aeg, mis jäi teismelise ema kaamerate teatamise ja Sandersi arreteerimise vahele. Kas sa saad selgitada, miks see viivitus tekkis? Kas sa saad selgitada, mis kulisside taga toimus? Muidugi, nagu ma ütlesin eelmise aasta jõuluhommikul ja see kõik hakkab alles nüüd lahti rulluma. Aga mis selle põhjuseks oli, seal oli mitu asja. Esiteks pidime saama läbiotsimisluba, et tema telefoni sisse pääseda. Kui see läbiotsimisluba täide viidi, tehti seda Sisejulgeolekuministeeriumi abiga
ja kui me hakkasime neid numbreid nägema, siis ilmselgelt polnud see ainult see 15-aastane. Ainult sellest ühest seadmest leiti üle 100 000 pildi ja video. Nii et tead, meil on ainult üks võimalus õigesti teha. Seega me ei taha millegagi kiirustada. Selleks hetkeks polnud meil veel olnud ja ilmselgelt olid ema ja 15-aastane ohver kodust välja kolinud. Seega polnud tol hetkel mingit kiiret ohtu, et nad oleksid veel mingisuguses ohus. Ta ei helistanud kunagi, et kurta, et mees jälitab teda või üritab talle liiga teha või midagi sellist. Seega polnud mingit kiiret ohtu, et ta oleks olnud vägivaldne või üritanud, nagu ma ütlesin, teda jälitada või talle midagi teha. Kui me vaatame piltide arvu, siis tegelikult aitasid meie Koduturvalisuse Amet ja Tennessee uurimisbüroo meil kõik need videod ja fotod kätte saada. Ja kui sa vaatad, nagu ma ütlesin, üle 100 000 pildi ja video, siis see võtab väga palju aega. Selle info allalaadimine, selle läbivaatamine, juhtumite või süüdistuste liigi määramine, ohvrite vanuse kindlaks tegemine, see kõik võtab aega. Ja isegi pärast pressiteate avaldamist on meie poole pöördunud veel mitu inimest, teised naised, kes tahavad teada, kas nemadki on olnud ohvrid. Tahtsingi seda küsida. Võtame korraks sammu tagasi. Sa ütled, et selle uurimise käigus leidsid sa teiste laste CSAM-i ja kui see nii on, siis kes need inimesed on? Kas need inimesed olid need, keda Sanders tundis või on nad võõrad? Kas sa saad anda meile mingit vihjet, kas ma saan õigesti aru sellest, mida sinu uurijad leidsid? Jah, nii et seal on erinevaid faile erinevate asjade kohta. Me leidsime, et on olnud videoid, mis on seotud tumeveebiga ning et ta oli tumeveebist otsinud ja alla laadinud videoid, kus olid arvatavasti alaealised. Ilmselgelt tuleb osa neist videotest isegi föderaalsüsteemis üle kontrollida, et oleks 100% kindel, et tegemist on alla 18-aastastega. Jällegi, mõnikord võtab aega ka nende inimeste vanuse kontrollimine, kes on videos. Samas on ka videoid, kus on väga selgelt näha, et nad on alla 18-aastased. Nii et ma arvan, et siin me näeme täiskasvanud ohvreid, kes on olnud teadmata ebaseadusliku pildistamise või filmimise ohvrid avalikes kohtades, ise teadmata, et neid pildistatakse või filmitakse töökohal ja sarnastes kohtades. Kas te saate öelda, kas föderaalvõimud on kaasatud? Te mainisite, et Sisejulgeolekuministeerium on uurimises osaline, aga kas me räägime ka võimalikest föderaalsüüdistustest Sandersile? Absoluutselt. Eriti praegu, selle põhjal, mida me teame ja kuulake, pärast läbiotsimisluba saime me kätte veel 4 või 5 elektroonilist seadet, mille jaoks me nüüd valmistame ette uusi läbiotsimislube, et neid seadmeid samuti läbi vaadata. Nii et me võime siit veelgi rohkem tõendeid leida. Loomulikult pole see veel teada, aga jah, me oleme föderaalvõimudega infot jaganud. Nad on väga huvitatud eriti selle 15-aastase juhtumist, sest tegelikult ta tootis sel hetkel, kui ta salvestas seda videot, kus 15-aastane oli alasti. Tead, ta tootis sel hetkel lapspornot. Nii et see kuulub kindlasti föderaalsüsteemi pädevusse ja nad on selles väga-väga huvitatud. Kas ta jagas seda? Kas sa tead, kas ta jagas seda kellegagi? Tead, me ei tea. Me ootame endiselt koduturvalisuse ja TBI abi selle teabe osas. Nii et ma ei tea, kas meil on sellele küsimusele veel 100% vastust olemas. Kas teate, kas Sanders töötas selle uurimise käigus endiselt medõena? Jah, ta töötas. Kas see teeb muret? Ma mõtlen, kas teda süüdistatakse mingis ebaseaduslikus tegevuses seoses tema tööga haiglas patsientidega, midagi sellist? Teate, ma arvan, et mõned inimesed, kes on seni pärast pressiteadet helistanud, on ilmselt tema töökaaslased, kes tahavad teada. Nad ei oska midagi kahtlustada, aga nad tahavad teada. Nii et me peame läbi vaatama tuhandeid pilte, et proovida tuvastada, kas nad võisid olla kahtlusalused. Ma mõtlen ohvrid. Loomulikult kasutame selleks TBI-d ja sisejulgeolekut, et nad aitaksid meid näotuvastuse ja muu sellisega. Nii et tead, see juhtum hakkab veel tükk aega arenema. Aga mis puudutab töökohta, siis ma ei tea täpselt, kui palju pilte või mis tüüpi pilte. Seda ma tean. Ma ei ole neid ilmselgelt isiklikult näinud. Ma saan aru, et töökoha kohta on olemas mõned pildid. Teate, üks asi meie meditsiinivaldkonna kohta on see, et see on nagu igal pool mujal.
üks halb õun võib kõigile halva maine tuua, eks, aga me toetame oma meditsiinivaldkonda, oma medõdesid ja see ei tohiks kogu ametile halba mainet tuua. õige. Jah, see ei näe hea välja, ma saan sellest aru, aga pole vahet, kas see on õiguskaitse, vaimulikkond või pangandus. Meedia. See võib olla, tead, igas ametis on väga väike osa inimesi, kes annavad sellele ametile halva maine. Aga ei ole õiglane öelda, et kogu amet on selline. 100%. 100%. Ma ütlen sulle, tead, tema tööandja peab siin vastama mõnele raskemale küsimusele värbamistavade kohta, aga see on eraldi teema. Las ma küsin sinult seda, kas on mingeid viiteid, mida saaksid meile öelda, mis tal väidetavalt seadmes või seadmetes oli? Kui vana see oli? Kas see on viimase 2 aasta, 3 aasta, 5 aasta, 10 aasta tagune? Minu arvates tekib siin küsimus ja see on huvitav küsimus. Kui süüdistused vastavad tõele, siis kui kaua ta on seda materjali kogunud või seda materjali tootnud? Siit ma arvan, et ma ei ole isiklikult kuulnud kuupäevi, kui kaugele see tagasi ulatub, aga arvestades seda digitaalse andmestiku hulka, mis meil on, siis tõenäoliselt ulatub see üsna kaugele tagasi. Teate, ma julgeksin öelda, et vähemalt aasta. Me teeme, et varjatud kaamerad majas osteti ja paigaldati, kui ma ei eksi, eelmise aasta novembris. Ja emal kulus umbes 6 aega, enne kui ta need varjatud kaamerad leidis. Ja parandage mind, kui ma eksin. Talle esitati süüdistus ainult ühes seksuaalkuriteos, eks? Ma mõtlen, miks ainult selles? Kas te ootate täiendavaid osariigi süüdistusi? Me tõesti ootame, et esitatakse täiendavaid süüdistusi. See on tema jaoks kohtuliku protsessi esimene samm. See oli midagi, millest meil oli piisavalt pilte. Me tundsime, et eriti just sellest ühest seadmest, mis meil tol hetkel oli, suutsime kogu selle info kätte saada. Lubage mul seda öelda, nii föderaalsüsteemis kui ka osariigi tasandil võib piltide arv määrata, kui kõrge on teie karistuse vahemik. Nii et see ei pea olema täpselt nii, et me süüdistame teid 1000 lapse ja seksuaalse kuritarvitamise või ebaseadusliku pildistamise või millegi sellise episoodis. See võib olla üks süüdistus ja kõik võib olla selle all, kui palju pilte oli. Teate küll, ja sealt tulebki teie karistuse ülemine piir. Ja asi on selles, et Tennessee karistuse täieliku ärakandmise seaduse järgi see kuulub kõikide lastega seotud süüdistuste alla, mis tähendab, et karistust tuleb kanda 100% ulatuses. Seega ükskõik kui pika karistuse ta saab, peab ta selle Tennessee osariigis 100% ulatuses ära kandma. Ja muidugi, nagu sa tead, föderaalsüsteemis tuleb niikuinii 100% karistusest ära kanda. Ja minu arusaamise järgi on see praegu just föderaalsel poolel nii. Nende videote tootmisest, mida ta tegi, mitte ainult levitamise eest, vaid juba ainuüksi tootmise eest. Minu arusaamise järgi ootab teda föderaalsüsteemis umbes 30 aastat vangistust. Või nende sõnul. Aga kuidas on lood osariigis süüdistustega, millega ta silmitsi seisab? Kas sa tead, mis teda võib ees oodata? See saab tõenäoliselt olema umbes sama suurusjärgus. Wow. Paljud meie kõned on väga sarnased föderaalse süsteemiga ja siin Tennessees. Nii et jah, ta seisab silmitsi väga tõsise karistusajaga. Ma mõtlen, et ta peakski kõigil on õigus õiglasele kohtumenetlusele. Ma saan sellest aru. Aga tead, mõnikord on selliseid juhtumeid ja see on üks neist, kus tõendid on lihtsalt nii ülekaalukad. Sa tead, siin pole küsimuski. Kui sa vaatad Facebooki kommentaare, siis inimesed on valmis teda siin Tiptoni maakonna kohtuväljakul üles pooma, tead küll. Nii et kui sa hakkad lastega tegelema, siis inimesed võtavad seda väga tõsiselt ja nii peabki olema. Huvitav, et sa ütlesid, et inimesed võtavad ühendust. Pärast tema arreteerimist võtavad inimesed nüüd ühendust. Kui sa saad meile selle kohta veel midagi rääkida või ma ei tea täpselt, kuidas see käib, kas sinu meeskond, sisejulgeolek vaatab neid pilte läbi, nad vaatavad neid videoid läbi. Kas nad on võtnud ühendust nende teiste väidetavate ohvritega ja selgitanud, mida leiti? Ma ei tea, kuidas see käib. Nii et paljud neist inimestest, need pahaaimamatud, me ei tunnegi neid. Nii et see nõuaks mingisugust näotuvastuse võimalust. Meie juhtuurija siin mõned naised, kes on helistanud ja on mures, kas nad on teadmatult ohvriks langenud või mitte. Uurija on neil küsinud, kas te saaksite palun saata endast foto näotuvastuseks. Ja me laseme sisejulgeolekul ja TBI-l selle oma süsteemist läbi lasta, et näha, kas nad suudavad mõne foto või video põhjal vaste leida.
Sheriff, ma tahaksin selle lõpetuseks rääkida inimlikust tasandist. Te olete kangelased, teie korrakaitsjad, teete uskumatut tööd, te näete kõige hullemat. Nähes seda, mida siin kirjeldatakse, olles sunnitud neid videoid vaatama, neid pilte vaatama, võttes neid süüdistusi tõena. Jällegi, Sanders on süütu, kuni tema süüd pole tõestatud. Aga kui raske on korrakaitsjatel seda materjali läbi vaadata ja hinnata? Uskumatult raske. Teate, kui hakkate rääkima lastest, kes saavad selliste kuritegude ohvriteks, siis mõrv on mõrv, ma saan aru, aga palju hullemaks enam minna ei saa. Kui sa suudad sellist asja teha ja omada, hoida ja omada sellist materjali, mis puudutab lapsi. Aga kuulake, piltide arv ja mitte ainult meie detektiiv, vaid ka sisejulgeolek ja TBI. Iga juhtumi taga on ohver. Ja iga juhtumi peavad need detektiivid läbi vaatama. Nad peavad end kohtuks ette valmistama. Nad peavad aru saama, mida nad vaatavad. Ja lihtsalt nende piltide nägemine, tead, ma olen neid juhtumeid varem detektiivina uurinud ja selles pole midagi head. See jääb sulle hinge. See võib vaimselt mõjuda. Ja me püüame jälgida oma detektiivide vaimset tervist, eriti nende puhul, kes tegelevad lapsporno või laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumitega või millegi sellisega, sest see tõesti mõjub. See on nendele detektiividele väga raske juhtum, millega tegeleda. Kuulake, Sheriff, aitäh, et tulite ja seda selgitasite. Aitäh suure töö eest, mida teie ja teie meeskond olete teinud. Te tõesti selgitasite, kui keeruline see on, aga see on suur areng. Sheriff Shannon Beasley, aitäh, et leidsite aega tulla siia ja olukorda selgitada. Aitäh, et mind kutsusite. Me hindame teid. Ja see ongi kõik, mida meil praegu teile siin pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord. Kõik.